Tere taas mõtteaine kuulaja, mina olen Mattias Eerik ja minuga on täna siin Mats Polberg Mina olen selle nimega. ja Jörgen Matsi. Mina olen ka siin, tere. Me oleme siin kolmekesi täna teie Sa ütlesid kõrvus. seda nagu see oleks midagi erilist. See on tavaline mõtteaine, väga erilisel päeval. Jah, just ei ole kunagi tavaline. Me oleme alati erilised, ükski saade ei ole samasugune nagu see, mis oli eelmine. Kunagi ei ole veel juhtunud seda, et läheb eetrisse saate kordus. No Jaa, öeldakse, see on kui tõsi. tulevad suuremad hitid, et siis võib-olla. Just, et peaks tegema esimese 2 aasta parimad mõtted üheks aineks. Jah, võib-olla. Mis toimub sinu elus, Mats Polberg? Ma võin öelda, et ma tõesti nagu, kuidas öelda, mul oli üks eluline moment, mille tulemusel ma tõesti nii-öelda nagu avastasin enda jaoks täiesti uue mõtte. Ja nagu põhimõtteliselt on ju niimoodi, eks, et teil on mobiiltelefonid, eks, mis on ühtlasi ka tegelikult tänaseks juba ka nii-öelda siis internetiga ühendatud seadmed, nii et põhimõtteliselt kõik mõeldavad inimesed on teil kogu aeg käeulatuseks ja te kasutate kindlasti neid hästi palju inimestega suhtlemiseks. Et nagu mu esimene küsimus on, et kas te mäletate elu enne seda aega, kui inimesed ei olnud kõik nii kergesti pidevalt kogu aeg kätte saadavad? Kas te mäletate seda aega? Väga hästi, no ma mäletan seda perioodi, aga ma ei mäleta enam seda tunnet, mis oli selles olla. Mina arvan, et ma mäletan, et ikkagi minu esimene nutitelefon jääb selgelt ülikooli aega. Aga ütleme, mobiiltelefoni oli kõigi ka ikka see, et kui sul oli mobiiltelefon ja kõikidel näiteks su pereliikmetel või sõprad oli mobiiltelefonid, siis alati oli see, et sa saad helistada, saad suhelda, et põhimõtteliselt oli ikkagi nagu see kättesaadavus. Ja see nii-öelda ka esimene mobiiltelefon ja see tavaline asi, see tuli kuskil keskkoolis. Et ma ikkagi mäletan enda põhikooli ka, ma arvan, üsna hästi. Et ma mäletan seda, kui lõppes Mootorratturihiirte järjekordne episood, siis ma võtsin lauatelefoni ja helistasin oma sõbrale, valisin tema numbri, mis mul oli peas. Küsisid ta käest, et mis sa tänasest saatest osast arvasid? Just, täpselt. Ja siis me arutasime seda. Okei, no sa oled natukene vanem ka. Me tegime nüüd 7 vaprat saade oli. Et kelle poolt sina täna hääletasid või mingi selline. Seal oli ju telefoni hääletus, lauatelefoni numbrid olid seal all ja siis sai punkte panna. Aga nagu see, kuhu ma selle mõttega jõuda tahtsin, oli nagu see, eks, et ajal, mil ei olnud mobiiltelefone niimoodi ja ei olnud võimalik kõikide inimestega alati kogu aeg nagu suhelda, et siis pidi leiduma momente, kus nagu me tänases maailmas võtaks ühendust, me koordineeriks, me küsiks. Ongi see, et sa pead langetama mingeid otsuseid, aga osad sinu otsused mõjutavad teisi inimesi ja siis sul on see, et huvitav, et mis kell tema tuleb või mida tema sellest arvab või mida ma teen, Aga see ei olnud võimalik, see isegi ei olnud võimalik. Mis tähendab seda, et oli normaalne, et neid otsuseid langetati omal käel. Mis tähendab, et teisest küljest oli ka normaalne, et sa olid sunnitud leppima nende valikutega, mida keegi teine oli langetanud ja sa ei saanud talle ette heita, miks sa minuga ei koordineerinud, miks sa seda minuga läbi ei rääkinud, sest et seda võimalust ei olnud isegi olemas. Mis omakorda tundub mulle, et oli aeg, millal inimesed olid võib-olla leplikumad või vastuvõtlikumad teiste inimeste otsustele. Et täna on kuidagi see, et kuna on võimalik suhelda, kuna on võimalik üle küsida, kuna on võimalik märku anda, siis see, et sa seda ei tee, on kohe nagu nii-öelda nagu eksimus kellegi teise poolt. Aga ongi see, et kui me elaksime maailmas, kus ei ole neid mobiiltelefone, siis on nagu see, et aga miks sa ei öelnud, et sa jääd pool tundi hiljaks, Mina esitaksid või võtan siit nagu hoopis selle teise poole, et võib-olla ka sellel ajal olid inimesed julgemad võtmaks vastu isikliku vastutusega otsuseid ja praegu nagu tihti ja see tekitab inimeste vahel probleeme või nagu tekitab vastupidiseid probleeme, et come on umbes, et me ju rääkisime sellest, et miks sa minu käest seda jälle küsid või nagu, et otsusta ise ära, et vahet pole, et nagu ja et justkui see ärevus, et see ärevus ja see kontakti võimalus tekitabki ka seda tunnet, et ma ei saa või ma ei julge seda ise otsust vastu võtta, sest lihtsam on nagu nii-öelda teha jutumärkides ikkagi demokraatlikult, et me nüüd seal 5 chatis vaatame, et kes nüüd siis vastab ja küsin üle, kuidas siis asi on. Ja just, et selles mõttes nagu, ma nagu tabasin end sellelt, et elu 20 aastat tagasi pidi ikka olema täiesti teistsugune selles aspektis ja inimesed tõenäoliselt pidid olema täiesti teistsugused, sest mina nagu ma ka põhimõtteliselt võin öelda, et ma mäletan üksikuid seiku sellest ajast, kui
ma ei omanud veel mobiiltelefoni või kõik mu sõbrad või pereliikmed ei omanud mobiiltelefoni, eks. Aga nagu niisugust igapäevaelu, mida tähendas elada, et seda ma ei mäleta lihtsalt. Aga see võib-olla oli palju stressivabam selles mõttes, et sul ei olnud pidevalt midagi, mis sinu enda nagu mõttekäiku või tegevus segaks, näiteks ütleme, et erinevad teavitused, kes likeib mingisuguseid postitusi, kes jagab midagi, mingid emailid ja sõnumid. Ja siis on see moment, et okei, et ma alustan enda päeva, ma söön võileiba ja ma vaatan telekat näiteks hommikul köögilaua taga ja siis ma mõtlen, et mis ma täna teen. Et praegu selle asemel ma saadan kohe umbes mingi Tarmole sõnumi, et kas me õhtul kinno lähme. Aga tollel hetkel ma mõtlesin, et ma peaks kunagi Tarmo kuidagi kätte saama, et huvitav, mis kellaaeg oleks sobilik umbes talle, ma ei tea, ukse taha koputama minna või lauatelefonile helistama. Et selles mõttes see et sa said palju kuidagi rahulikumalt võib-olla planeerida ja ise mõelda läbi, mis sina teha tahad, enne kui sa kooskõlastad selle kellegi teisega. Ka samas mõttes jällegi, et sa oled natukene võib-olla iseseisvam ja mitte niivõrd, et sa võtad mingid valikud juba vastu ja ütleme, et kui Tarmole siis ei sobi kinno minna, siis sa ikkagi juba tegelikult nagu teed midagi selle ajaga, et sul ei ole seda momenti, et ma siis põrgatan mingi 3 teise inimesega edasi seda kino ei teed, et nagu, jah, läks lappama natukene see mõte. Ma arvan jah, et sul on õigus selles suhtes, Mattis, et see ühiskondlike protsesside muutumise kiirus on ikkagi oluliselt muutunud. Et nagu sellest, just nagu meie igapäevaelu nagu omavahelise suhtluse nagu praktilise poole pealt on kindlasti nagu praegune hetk võrreldes 20 aasta tagusega on palju erinevam või see ongi mõnes mõttes väga suuresti kvalitatiivselt erinevam, kui see siis on nagu nii-öelda 20 aasta taguse hetk võrreldes 40 aasta tagusega. Jah, ma olen nõus. Aga see oli niisugune lühike nii-öelda moment, mis minul oli. Ma ei tea, kuidas teil oli nädalas uut põnevat avastust enda kohta või maailma kohta? Minu lühike moment oli see, et ma avastasin, et tundub, et teedeehitustehnoloogia on kuidagi moodi läinud paremaks. Või vähemalt see asjade korraldus, ma saan siin rääkida ainult Tartu linna eest, sest see on see, mida ma olen kogenud, aga et kui varem oli, auto on mul juba peaaegu, mitte päris 10 aastat, aga isiklikku autot oman ikka peaaegu 10 aastat ja alati oli nagu, see tunne oli siuke, et kui linnas oli mingis kohas teeremont, siis see oli see, et see on nagu nüüd mingi paariks nädalaks kinni pandud siit ja nüüd nagu, aga praegu ma näen seda, et Tartus on nagu mitmes kohas sellised just nagu sellist väiksemat remonti vajavad teelõigud, kus on mingid rööpad sisse sõidatud või suured augud. Need ongi korda tehtud niiviisi, et ma umbes õhtul sõidan, ma näen, et siia on mingid märgid välja pandud, masinad on valmis pandud, või kui ma sõidan hilisõhtul, siis ma näen, et seal tehakse töid ja järgmisel hommikul on need asjad juba valmis. Et ei ole nagu siukest nagu pikka ja tüütud protsessi, mis mul on alati meelde jäänud, et terve suvi läbi umbes on pool linna kogu aeg kinni ja et ei ole nii. Nii et siis või mingis mõttes jällegi, eks, et kui igas muus mõttes kogu see ühiskonna areng läheb kiiremaks, et siis ka nüüd siin teedeparanduse juures, et teetööde kvaliteedi kiirus kuidagi kasvab. Et mul puudub igasugune nagu sisuline sissevaade sellesse, kuidas käib tee-ehitus. Ma midagi näen, et see protsess ka, et see, kuidas nagu mingi jupp teed lihtsalt nagu lõigatakse välja ja siis sinna pannaksegi see tükk asemele, samas kui varem oli seal mingi siuke kas pidi rohkem korraga üles võtma või vastupidi lihtsalt mingid siuksed õnnetud nagu nii-öelda käsitöölised toppisid seal neid auke täis ja siis tampisid ja mis ilmselgelt oli nagu palju ebaefektiivsem ja vähem kvaliteetsem, et nüüd on nagu see kõik käib kuidagi kiiremini ja paremini. Väga lahe. Väga lahe, elu läheb paremaks. Just. Mina korraldasin enda ettevõttes, kus ma töötan kevadpäevad ja käisin kolleegidega Rakveres, käisime spaas ujumas ja mulistamas ja siis käisime Aidu karjääris, käisime kanuumatkal. Kas selle kevadpäevade koodnimetus oli Vetevoog? Jah, selle koodnimetus oli Vetevoog, see nali käis tegelikult aerutades ka läbi. Great minds think alike. Just täpselt. Ja selles mõttes oli tore kogemus, et see oli minu elu esimene siis nende kanuumatka kogemus. Ma kartsin, et ma kukun ümber ja käin mees, aga ei käinud ja me sattusime täpselt sellisel ajal, et seal karjääris oli veel oli isegi natukene jääkirme oli peal, et me pidime sellest jääkirmest nagu läbi sõitma, et see oli täpselt see moment, kus nüüd päike paistis nii palju, et järgmine päev seda enam poleks olnud, aga
ja eelmine päev väideti ju, et oli veel natukene paksem ja et ei tea, kas olekski väga hea olnud sõita, et me saime nagu hästi mõnusalt õigel hetkel selle aasta esimesed olla seal. Kas sa istusid ees või taga või keskel? Esimesed 2,5 kilomeetrit, mis oli esimene ots, istusin ees, kahekesi olime kanuudes ja siis teise poole istusin taga, et siis me vahetasime ümber, et sai ka selgeks see, et see mees, kes kaalub rohkem, peaks istuma taga. Sest et see kanuuga sõitmisega on tõesti see, et kui sa ei ole kunagi varem sõitnud, et siis, ma tean seda minu esimene tee oli ees. Just. Et kui mina kunagi varem esimesed korrad sõitsin kanuuga, siis ma olin tõesti nagu see, et see nii-öelda nagu see avastus või see tunne, et kuivõrd palju see tagumine inimene on olulisem, kui palju temal on nagu rohkem nagu igatpidi nagu jõudu ja vastutust, oli nagu alguses tõesti niimoodi, et mida ma seal ees ikka seal sügan, et tegelikult võiks see üks mees seal taga või üks inimene taga tegelikult põhimõtteliselt kogu töö ära teha nii nagu suunamise kui ka tegelikult selle hoolükkamise mõttes. Ja selles mõttes oli mega meeldiv ja ilm oli ka hea sellel päeval, et kõik läks hästi, et ei sadanud vihma samal ajal või ei olnud väga pilvine, et see päike paistis mõnus oli. Aga kas ma mäletan õigesti või valesti, et ma justkui nagu tuleks meelde, et kui kevadeti läheb ilm ilusaks, et siis on üks ettevõte, millel on kombeks siin korraldada Raekoja platsi läheduses tänaval grillimist niimoodi, et tulevad linnavalitsuse töötajad kaebama, et kas... Jah, see on üks mulle väga tuttav ettevõte jällegi, et vahepeal kui me vaataksime kõik koos kolleegidega peeglisse, siis me näeks seda ettevõtet ilmselt seal peeglis. Et ka grillimise plaan on täitsa soolas meil ja juba arutame, et ma plaanin teha kontoris kevadkoristust, et teha kelder korda ja siis nagu selle päeva lõpus, siis maikuu teisel nädalal praegu ilmselt me teeme grillimise ka ja on ette tulnud tõesti, et me teeme siin maja ees, Raekoja platsis teeme siis 2 meetrit seinast eemal grilliga ilusti, nagu seadus ette näeb, liha ja siis inimesed tulevad, küsivad, et kas see on uus avatud väikene restoran, kas teil on luba selleks tegevuseks, joodikud tulevad, küsivad, et kas siit saab õlut ja et kas ma saan ka liha ja nii edasi, et jumala vinge on siin. Elu keeb. Just, ja siis infopunktist tuleb tädi pahandama, sest et temale ei meeldi see, et toss tuleb infopunkti sisse grilli seest, mis on arusaadav. Mis on arusaadav, jah. Just, rääkides tossust, siis varsti lähevad Tartus lavalauad põlema, sest et hullult vinge üritus tuleb ja ma teen oma bändiga lõpuks ometi esimese esinemise selles koosseisus, millega me oleme nüüd. 19. mai Tartus, Ateenas, täna hõikasin välja ja nüüd hõikasin ka mõtteaines välja ja jagan kindlasti siin lehel ka seda meil. Et tuleb kontsert koos 2 teise vinge bändiga. Üks on selline asi nagu The Work ja nad on siis Saaremaalt pärit 4-liikmeline instrumentaal-rocki, post-rocki punt ja siis teine on Off-Roof, Jeans and Stolen Meanings, mis on ka Tartust pärit, aga nüüd peamiselt juba ka vist Tallinnas pesitsev selline kaootiline ja väga originaalne ja omanäoline, ma ei teagi, mitmeliikmeline, 5-liikmeline grupp vist, et selle bändi gitarrist tegi kunagi Brasiilia jiu-jitsut, väga hästi tegi, aga siis tal vist bändi kõrvalt ja muude asjade kõrvalt ei jäänud aega enam. No võt, mina teda vist ei tea siis, ma ei kujuta ette, et kellest me praegu räägime. Kas me ütleme ta nime või? Mul on see koht nüüd jälle, et kui hakata kellestki rääkima, et siis see nimi läheb meelest ära. Et kui sa ütleksid selle bändi nimesid, mida me võib-olla ei hakka saates praegu tegema. Jah, et ärme teeme, moraal on selles, et tegelege jitsuga terve elu, et Jörgen teaks alati võtta kohe treeni nimekirjast, et see vend ei lõpetanud ära, sest jitsu on ikkagi elustiil, see ei ole ainult hetkeline hobi. Niimoodi sa ei jõua musta vööni, kui sa jätad pooleli varakult. Rääkides jiu-jitsust, siis üks põhjus, miks me tänast saadet alustasime nii hilja, oli see, et ma pidin kolima. Et me kolime välja sellest treeningsaalist, mis on olnud meie põhibaasiks viimased, kui ma eksi, siis 9 aastat. Et korjasime oma matid kokku ja et ülikool paneb siukse vahva maja nagu Jakobi 5 spordisaali paneb kinni ja kõik spordi tegemine kolib Ujula 4 suurde spordihoonesse. Aga ma leidsin, mis oli nagu siuke,
see on, ma arvan, kuulajale kõige ebahuvitavam asi üldse, aga mis oli minu jaoks nagu emotsionaalselt huvitav oli see, et ma avastasin, et mul ei ole nagu mingit siukest nostalgia tunnet, et mul ei ole nagu absoluutselt oled külm. Absoluutselt kahju sealt ära minna, et ma nagu mõistsin seda, et minu jaoks see spordi tegemine ja Võimla kui spordiklubi, et see ei ole nagu absoluutselt kinni mingis ühes ruumis või kohas. Et ma olen sellest kuidagi nagu väga välja kasvanud, et vaatan, et ei ole koht, vaid inimesed. Just. Mats hakkas itsitama, ma tahtsin kohe teada, mis ta mõtles. Ei, just, et see mida Jörgen just rääkis, eks, et see Võimla ei ole koht, vaid see on inimesed, et see on nagu Asgard. Jah. Väga hea. Väga hea. Komiks inimeste naljad, Ja mis ma tahtsin ise küsida selle Võimla asja kohta on, et teil on juba siis uues kohas aktiivselt trennid käimas? Ei, me oleme hetkel jaotunud mööda linna laiali, nagu ka varem, sest meil ei ole tegelikult, ma ise mõtlesin, et võib-olla see on üks põhjus, miks mul ei ole nagu mingit sellist ruumi nostalgiat, on see, et ma ikkagi, see ei olnud nagu meie oma, et see ei olnud nagu meie oma, et me olemegi alati olnud siuksed natuke laiali jaotatud ja mitme erineva koha peal, et samamoodi läheb lihtsalt asi edasi lihtsalt teistes kohtades. Selge. Uued suvised baaskursused hakkavad ja need toimuvad nagu ikka suviti toimuvad A. Le Coq'i spordimajas, kus on väga mõnus treenida. Et suvine ilm tuleb niikuinii jälle kehva, nii et tulge parem, et ei pea mõtlema, et peab ainult õuesporti tegema ja küll selle baaskursuse kõrvalt, mille treenid on 2 korda nädalas, et kui keegi tahab võitlusspordiga alustada, siis terve suvi läbi investeerida 2 õhtut nädalas lahedasse trenni hea seltskonnaga, ma arvan, et see on väga hea mõte. Just, ja kui see juures A. Le Coq'i spordihoone on ka see hoone, kus härra Jörgen Matsi käib ilmselt jala, sest et maja on seal samas kõrval ja tal on hästi mugav sinna trenni minna. Piisavalt lähedal, jah. Random fact. Nii, mis asjad ajasid jaurama ja pahaseks ja WTF, mis mõttes nagu? Ma viskaks siia enne WTF ühe nagu siukse viiteavastuse ka, et ma teemal pikalt ei peata, aga MIT ehk Massachusettsi ühesõnaga selle osariigi tehnoloogia instituut, mis on väga respekteeritud ülikool maailmas. Nemad siis enda nagu ühesõnaga andsid välja artikli sellest, et mis võib juhtuda Bitcoiniga, mida mul oli väga huvitav lugeda ja nad lihtsalt kirjutasid seal siis erinevaid stsenaariumeid sellest, et miks nende arvates nagu Bitcoin kui tehnoloogia ei ole jätkusuutlik ja siis, et mis võib nagu juhtuda, et mis on nagu need stsenaariumid, et mis nagu Bitcoinile kriipsu võiks peale tõmmata nii negatiivsel kui positiivsel moel. Et saan rohkem teada sellest valdkonnast, mulle väga meeldis see ütlus, et Bitcoin on everything you don't understand about computers combined with everything you don't understand about finance. See kõlab kuidagi täpselt nii, nagu see minu jaoks ongi vist. Ja minu jaoks ka ja seetõttu mulle meeldibki sellest vahel lugeda. Vot, aga siis WTF, Mats? Õnneks olen viimasel ajal niisugustest suurematest asjadest pääsenud, et pärast seda ühte motika kihutajat ei ole nagu miskit olnud. Muidugi nüüd järjest ilm läheb. Mis tõstis sinu nokka sel nädalal? Jah, et ei olnud ühtegi niisugust mainimisväärt sündmust. Et ei olnud midagi, mis oleks ajanud pöörded ülesse. ei olnud. Kas miski sinu kummi vilistas see nädal? Ei. Aga teie? Mul oli positiivne avastus. Ma sain teada, et Madagaskaril elavad värvilised oravad. Ma panen lingi piltidega saate märkmetesse, et see oli nagu siuke, see ei ole kuidagi negatiivne, et see on nagu vahva asi ja ma võin siin kohe testida teie live reaktsiooni sellele, et see on päris loom. No aga ta on kirjum kui tavaline harilik orav, keda on näha Eestitis, jah, selles mõttes tõesti. Et need pildid näevad välja, nagu nad oleks photoshopitud, aga nad ei ole. Ma olen nõus. Et siuke pisike nagu kulmukergitus selle peale ei ajanud pöördeid üles, aga niisama armas, värvilised oravad. Kuigi oravad, minu meelest, orav on selline loom, kes on alati selline stereotüüpselt nagu siuke nunnu ja toed oravad ja hästi vahvad. Olete te mõnda oravat nagu lähemalt vaadanud kunagi? Jaa, mul on üks orav isegi roninud mööda püksisäärt üles, sest et ma jätsin mulje, et mu peos on toitu. Äkki ta otsis pähkleid?
mida ta võiks Inglise keeles. mida ta võiks saada, aga ma tegelikult petsin teda ja siis ta hüppas minema sealt, sest et Inglismaal Yorkis, kus ma tegin oma doktorantuuri, siis seal kesklinna pargis olid oravad, kes olid nii-öelda välja treenitud inimeste poolt olema niisugused sõbralikud ja inimeste pähkleid jahtima. Jah. Serla oravad. Et minu meelest nagu oravad tegelikult on päris nagu creepid, kui neid nagu lähedalt vaadata. Nad on niisugused natuke karvasemad rotid põhimõtteliselt. Nad on koheva sabaga rotid tõepoolest, jah. Ja arvestades seda, et kuidas nad ka tegelikult söövad praktiliselt kõike, mida kätte saavad maasikatest linnupoegadeni, siis nad ei ole nagu üldse minu meelest sellised nagu tegelikult nagu sellised armsad, mingid siuksed sõbralikud elambuu otsas söön ainult pähkleid, siuksed nagu loomad. Jaa, meil on külaline akna taga, vaatab meid päris pikalt. Kas see on orav? Ei ole. Aga see ei ole orav, aga väga hea. Mis ma tahtsin öelda on see, et ma nägin kunagi Prahas, kui ma käisin Prahas aastal 2007 äkki, ma nägin ühes suures pargis, kuidas mingisugune kamp oravaid kakles või nagu ajas üksteist taga või neil oli nagu mingisugune seis seal, mingisugune probleem ja siis nad, ma ei tea, kas nad olid mitmekesi üksteise vastu või nad olid üks põgenes, ma ei tea, kambaka eest või ega siis see nägi välja täiesti kaootiline, et umbes nad ajasid maas üksteist taga ja siis panid hästi kiiresti puu peale, siis mingi 2 tüüpi kukkusid alla sealt kõrgelt ja siis 4 tükki jäi alles ja siis nad nagu hüppasid ühelt oksalt teisele ja see oli nagu kaklus. Ja see oli orava kaklus ja ma nägin seda Prahas pargis, nii et see oli põnev. Ja oravatest rääkides veel, et kui keegi tahab nagu näha oravaid, mis on nagu creepy AF, siis on olemas selline asutus nagu Elistvere loomapark, mis on muidu nagu tore. Seal on oravatele siuke päris suur puur ja kui sinna esmapilgul peale vaadata, siis tundub, et see on nagu hästi nunnu, et seal nagu need oravad ka kuidagi liiguvad ringi ja nagu justkui mängivad ja niiviisi. Aga kui sinna jääda natukene pikemaks või minna nagu mõneks ajaks ära ja siis tulla tagasi, siis sa paned tähele tegelikult seda, et väga paljud nendest oravatest teevad nagu mingit liikumismustrit, või liigutus on nagu liiga vähe selle kohta öeldud, mida võib nimetada nagu stereotüüpseks liikumiseks, millega loomad tegelikult väljendavad stressi. Stiilis, et sa esmapilgul vaatad, et oi kui vahva, vaata, et see orav nagu jookseb siin ühest nurgast teise ja ronib nagu mööda puud 2 meetrit üles ja siis, või nagu meetri üles ja siis uuesti alla tagasi ja sa lähed edasi, tundub nagu hästi armas või siuke. Aga kui sa vaatad, kuidas ta teeb nagu täpselt seda sama trajektoori läbib nagu selle umbes 5 minuti jooksul nagu mingisugune 50 korda, siis see ei ole enam üldse nii armas. Jah, see on nagu tüüpiline looma ja looma käitumine. Et see nii-öelda selle sisse tallutud raja kordamine selles piiratud alas. Et see on jah, ma ei ole seda ise niimoodi tähele pannud, et ma olen elus võib-olla mingi kuni 5 korda käinud sellistes kohtades. Ja võib-olla ma olen alati nagu olnud niivõrd liikuv, et ma lähen mööda ja vaatan, siin on see loom ja siin on see loom, et ma ei vaata 10 minutit ühte loomakest. Kusjuures mina ütleks, et nagu see on ainus õige viis käia loomaaias, et selles mõttes, et nagu sa peaksid minema loomaaeda ja valima, ütleme 4-5, võib-olla 6 niukest siis seda looma ja siis sa lähedki sinna ja sa istud seal 15-20 minutit ja jälgid neid järjest. Mitte nii, et sa käid nagu nad kõik läbi, et see ongi see, et sa teed mingi valiku ja siis sa iga selle looma juures veedad rohkem aega. Et ma peaks ütlema, et pärast seda, kui ma hakkasin niimoodi loomaaedades käima, mu kogemused on nagu olnud palju vägevamad ja värvikamad. Et ma võin ka pärast panna ühe lingi sellest, kuidas ma avastasin. Jäin, ütleme, pikalt jälgima ühte ahvi, kes lõhkus seda puuri, kus ta oli näiteks. Ma tahtsin teha märkuse, et need värvilised oravad ei ole tegelikult mitte Madagaskaril, vaid hoopis Lõuna-Indias. Mul oli hetkeline eksitus. Aga kas te Tallinna looma ja uues Polaariumis olete juba käinud? Ei ole. See on väga kihvt. See on nagu soovitan vaadata. Käisin lastega. Et siis jääkarude selline suure basseiniga, kus saab vaadata näiteks, osa on nagu see justkui veealuse osaga, et kui nad ujuvad parasjagu, siis sa näed sealt samast kõrvalt, et nad ujuvad seal ka vastu seda klaasi. Üliäge. Peaks minema sinna lastega. Ja seal see kas üks või seal tegelikult on vist isegi 2 jääkarupoega või ühesõnaga see vähemalt üks jääkaru on veel piisavalt noor, et ta on nagu siuke, ta teeb nagu siukseid inimeste ja ka vaatavate laste jaoks nagu huvitavaid asju.
et ta nagu sisustab enda aega, et rohkem kui siis täiskasvanud jääkarud, kes ka mängivad, aga see nagu noorem teeb seda eriti palju, nii et see on praegu siuke äge asi, mida vaadata. Praegu on meil piisavalt jahe ka, et nad ei ole nagu palavusest ära roidunud. Okei. Kuulge, aga me räägime täna siin igasugustest elulistest asjadest, et võtame ette meie tänase saate suure teema, milleks on, kuidas siis öelda, täiskasvanu eas, ei on vale, 30-ndates, jah. 30-ndates bakalaureuse õppesse astumine. Ja kusjuures siin on siis nagu see, ütleme see, mis ma arvan, et on minu kogemuse puhul võib-olla veidi teistsugune, kui enamike inimeste puhul, kes sellises vanuses selle sammu teevad, on siis see, et ma otsustasin minna päevasesse õppesse, mitte sellesse avatud ülikooli kaugõppesse. Nii et siis mul on ikkagi nagu see õppetöö on siis niisugune iganädalane kogu aeg, mitte niisugune periooditi, et kuna see Et see tähendab siis seda, et sa ei ole mingite muu töö ja eluasjade kõrvalt natukene koolis, vaid sa oledki päris koolis täpselt samamoodi, nagu sa olid 21 aastaselt ülikoolis ja nii edasi. Ja teine asi siis see, et nagu valdav enamus või nagu põhimõtteliselt nagu peaaegu kõik inimesed, kes on siis minu kursakaaslased, on inimesed, kes on nagu otse keskkooli pingist tulnud. Nii et meil on nagu päris suur vanusevahe. Et selles mõttes, et avatud ülikooli formaadis on see tõenäolisem, et sa kohtad inimesi, kes on siis ka juba nagu teisel või kolmandal ringil või lõpetamas mingit haridust, mis jäi kunagi ammu pooleli. Et siis see on nagu see, mis teeb, aga ma ütleks niimoodi kohe alguses ära, et see on selline samm, mida sa saad endale lubada põhimõtteliselt 2 juhul, et üks variant on see, et sul on nii hea elu, et sa ei pea tööl käima, olles 30-aastane, eks on ju. Ja siis ongi see, et selle kõrvalt jääb sul siis nagu piisavalt aega oma pere ja muude asjade jaoks on ju. Või teine variant on siis see, et sa oled nõus tegema niukseid 60–70 tunniseid töönädalaid. Tööpäevi. No mitte tööpäevi, aga töönädalaid. Ja siis ongi nagu see, et su pere ja muud sõbrad ja tuttavad on nii-öelda nagu võimaldavad sulle seda, et sind on nagu vähem kohal. Ja loomulikult siis ka see, et see töö, mida sa teed, on selline, mis võimaldab sul nii-öelda väga paindlikult käia siis nagu loengutes ja nii-öelda oma töökohustusi liigutada edasi ja tagasi. Et minu õnneks nagu ülikoolis töötamine on selline, mis väga harva nõuab seda, et sa pead olema kindlal kellaajal kindlas kohas. Ja kuna minu abikaasa on ka ise väga nii-öelda ettevõtlik ja ambitsioonikas ja võimekas inimene, siis ta nagu tema ka teeb pikki tööpäevi ja on palju nii-öelda igasugustes näiteks lähetustes ja asjades, et siis on nagu see, et mina teen ka nüüd pikki tööpäevi, ei ole nagu seni veel meie nii-öelda pereelule halvasti mõjunud, sest ei ole nii, et keegi nagu tunneks minust nii-öelda nagu selles, et miks sa kodus ei ole nagu momenti. Sinu puhul on siis tegu sellise hea elulise ka näitega, et kus 2 inimest, kes elavad koos, neil on olete nüüd ühine perekond, samas olete ka ühiselt sama hõivatud juhtumisi õppetöö ja õppimisega. Jah, seda küll, jah. Et tihtipeale paljudel puhkudel on ju see, et inimesed ikkagi 30-ndates on juba mingisuguse töökoha endale välja töötanud ja on lapsed ja siis on, et on palju erinevaid asju, et siis on see aja jaotamine ka 2 inimese vahel tunduvalt võib-olla lihtsalt keerulisem või lihtsalt natukene vähem võimalusi on siis niimoodi ühiselt ära olla kodust, et keegi peab alati olema ja tappima. Just. Aga ma ei tea, nagu üks asi, mis on nagu see nii-öelda see küsimus või teema, millega ma pidin tihti tegelema, kui ma siis algselt üks umbes enam-vähem niisugune aasta tagasi hakkasin inimestele rääkima, et see on miski, mida ma plaanin teha ja ma astun neid samme ja nii edasi. Et siis oli see miks küsimus alati kerkis tihti nagu ülesse ja nagu mul oli nagu mitu erinevat vastust sellele, aga üks vastus on nagu see, et ma olen nagu, kuidas on see, et ma olen nii nohik inimene, et kui teistel... Kui sa tuppa astud, siis läheb nerd alert läheb käima ja vilkurid hakkavad tööle. Ei, mitte seda, vaid et kui teistel inimestel on keskea kriis, et siis nad ostavad autosid, et siis kui mul on keskea kriis, et siis ma olen uuesti ülikooli. Et nagu see on niisugune üks põhjus, miks... Sul on keskea kriis, sa kirjutad uurimusi, mul on vaja kõik asjad välja kirjutada enda seest.
et noh, see on niisugune nagu huumoriga võiks öelda sedasi, eks, et aga teine asi on see lihtsalt on see, et mis ma nagu noh, mis mind nagu mingis mõttes motiveeris seda tegema, et seal on nagu väga noh, totaalne, see on väga suur käputäis asi. Üks asi on siis see, eks, et minu igapäevategevus on siis seotud filosoofiaga, täpsemalt poliitikafilosoofiaga. Ja selle kõrval on nagu see, eks, et õigusteadus on nagu väga lähedane valdkond. Et võiks isegi mingis mõttes öelda, eks, et õigusteadus on mingis mõttes nagu nii-öelda nagu rakenduslik variant või rakenduslik poliitikafilosoofia, et kui poliitikafilosoof mõtleb sellele nagu mingisuguses abstraktses mõttes, et millised oleks head ja õiglased seadused, et siis õigusteadlane on see, kes juba nagu konkreetselt nende seadustega nagu tegeleb. Et mul on nii-öelda sükene nagu, mul on olnud huvi selle vastu tulenevalt sellest. Mul on olnud nii-öelda nagu huvi nii-öelda oma filosoofilisi teadmisi laiendada selle arvelt, et ma nagu õpiksin teisi valdkondi. Mul on sulle selline küsimus, et kui mina pärast gümnaasiumit vaatasin ülikooli poole, siis tundsin natukene sellist survet, et minu vanemad ootavad minult seda, et ma astun ülikooli, ühiskond ootab seda minult, et ma astun ülikooli, ma ise natukene nagu olin segaduses, et mida ma täpsemalt tahaksin õppida, mis ma tahan elus teha, ma ei teadnud sellel hetkel veel ja siis ma proovisin psühholoogiasse sisse saada ja ma ei saanud sealt proovieksamitelt läbi ja siis ma võtsin sealt, mis mul oli veel valikus põnevad ained ja siis mulle jäi ette teoloogia, asi, millele ma kunagi tegelikult ei olnud väga mõelnud, aga kuna selle aine sisu on ajalugu, kirjandus, keeled, kultuur, siis see on väga selline laias pildis selline minu jaoks huvipakkuv, et mõtlesin, et noh, kas ma siis õpin seda asja ja kasvan inimesena selle käigus ja siis võib-olla, kui ma olen need õpingud ära lõpetanud ühel hetkel, siis on mul ka haridus käes, aga samas ma võib-olla tean inimesena, mida ma siis tahaksin, mida muud ma tahaksin teha, eks ole. Et kuidas, et mitte nüüd küsida seda, et kas sina teadsid, mida sa tahtsid pärast gümnaasiumit teha, mulle tundub, et sa teadsid, aga et kui sa nüüd 30-ndates nagu läksid õppima, siis ilmselgelt sa vist seda momenti juba ootasid pikemalt, et sa saaksid seda tegema minna. Vastupidiselt gümnaasiumi lõpuni, kus sa võib-olla olid natukene ka rohkem nii-öelda nagu hüppelaua peal, et okei, et nüüd ma lähen ja nüüd minu üliõpilaskogemus algab siit, eks ole. No selles mõttes, et on nagu ma võin öelda niimoodi, et kuna mul selle valdkonna vastu nagu sükene teatav huvi oli juba varem, et siis ma ka nagu olen võtnud varem nagu nii-öelda vaba ja valikainetena olen võtnud mõned õigusained. Ja selles mõttes, et noh, nii-öelda ma nagu proovisin, mis tunne seda natuke oleks õppida. Ja ma selles mõttes ma nagu teadsin, et noh, nagu ma tegelen selle filosoofia karjääriga, ma tegelen sellega, et ma lähen selles ikkagi nagu noh, edasi ma pühendun sellele, aga ma nagu selles mõttes hoidsin kogu aeg seda mõtet, et nagu kui peaks juhtuma, et mul hakkab hästi igav või kui peaks juhtuma, et noh, on mingisugune nii-öelda kriitiline moment elus ja on vaja teha karjääripööre või et kui on mingi moment, et on nagu, ütleme, tekib aega ja võimekust võtta mingid lisakohustusi, et siis on miski, mida ma võiksin alati nagu teha, eks. Ja juhtumisi lihtsalt oligi nii, eks, et sai möödus piisav arv aastaid sellest, kui ma oma baka lõpetasin, et ma saaksin minna uuesti tasuta õppima. Ja siis ma ütlesin, et noh, aga vaatame siis, mis nagu välja tuleb, et selles mõttes nii-öelda see ma nagu seda võimalikku mõtet minna õigust õppima olin nagu mõnevõrra nagu kauem endas hoidnud kui siis, kui ma otsustasin filosoofiat õppima minna. Aga noh, selles mõttes, et nojah, tähendab jah. Oota, aga kas sa siis sinna astusid sisse nende samade lõpueksami tulemuste põhjal, mis sa mingisugune, ma ei tea, 12 aastat tagasi tegid? Jah, et see kusjuures oli hästi huvitav, oli selles mõttes oli sükene juhtum, eks, et mina lõpetasin gümnaasiumi siis, kui gümnaasiumi lõputunnistus ei läinud veel automaatselt sinna elektroonilisse SAIS-i süsteemi. Mis tähendas, et nagu, kui ma omal ajal astusin ülikooli, siis ma pidin minema füüsiliselt paberitega kohale, eks. Nii. Aga selleks ajaks näiteks, kui ma lõpetasin baka, siis oli juba nagu see, et kõik nagu lõpetamise tulemused läksid automaatselt kuskile sinna süsteemi sisse, nii et alati edaspidiseks oli sul kõik need nagu tulemused kohe olemas ja sa kõike said elektrooniliselt teha. Ja kui ma nüüd siis, eelmine suvi astusin ülikooli sisse, siis seal oli sükene koht, kus ma pidin nagu valima, et millise hariduse alusel ma kandideerin. Ja kuna minu gümnaasiumi haridus ei olnud seal nii-öelda ametlikult sees ja ma oleks pidanud minema paberitega kuskil jändama, siis see tundus keeruline. Ja siis seal oli põhimõtteliselt võimalik valida, et nagu kandideeri oma bakahariduse alusel. Ja siis ma mõtlesin, et vaatan, mis juhtub, kui ma sellele nupule vajutan. Ja kuna süsteem oli sedasi, et
ta ei kontrollinud mitte seda, et sul peab olema tingimata gümnaasiumiharidus, vaid süsteem kontrollis, et sul on vähemalt gümnaasiumiharidus. Ja süsteem järeldas, et kui sul on baka, siis järelikult sul on vähemalt gümnaasium. Ja selles mõttes ma nagu astusin sisse, mitte kasutades oma gümnaasiumi lõputunnistust, vaid kasutades oma baka lõputunnistust, aga riigieksami tulemusi. Siin on nüüd väike cheat kõigile, kes pole gümnaasiumit lõpetanud, aga on bakalaureuse lõpetanud. et kuidas saada? Ja teine cheat on siis see, eks, et ma omal ajal tegin matemaatikaeksami, mida tänapäeval nimetatakse siis selleks nii-öelda laiaks matemaatikaeksamiks vist või ühesõnaga selle nii-öelda raskema, mis tähendab seda, et ma sain oma punktidele 18 punkti juurde, mis nagu automaatselt kohe tõstis minu nii-öelda selle keskmise skoori nagu oluliselt kõrgemaks, kui see muidu oleks olnud. Nii et selles mõttes jälle, et nagu siin on niisugune, et kui sa oled vana aja inimene, et siis elu enne lihtsalt. Miks õigusteadusesse sisse astudes läheb matemaatikaeksami tulemust vaja? Sellepärast, et matemaatika eeldatavasti õpetab sind mõtlema süsteemselt. Matemaatika peaks olema mingi selline valdkond, mis kuidagi nagu nõuab sult siis sükest nagu kuidas öelda siis, nagu mingisuguste tõestuste esitamist, mingisugust niukest mingit formaalloogilist jah, mõtlemist jah, nagu selles mõttes vähemalt annab nagu kõige lähem sellele, mida keskkoolis õpitakse, mida tegelikult juristina nii-öelda oskustöölisena on vaja. Pole selle peale kunagi varem niimoodi mõelnud. Ei ole jah, aga kõlab väga loogiliselt, kui Mats seda nii ilusti selgitab. Ma mäletan, minu nagu kokkupuude õigusteadusega on suhteliselt väga pinnapealne, et psühholoogia õpingute ajal oli nagu kihvt asi psühholoogia instituudis oli see, et üldiselt õppejõud nagu tahtsid ka kokku hoida aega ja teha nagu asju optimaalselt. Näiteks hästi tavaline oli see, et kui meil paluti lugeda ja refereerida teadusartikleid, mida meil nagu ülesannetena kästi teha võrdlemisi palju, ja ma olen selle üle hästi tänulik, sest ma arvan, et mul see oskus nii-öelda lugeda teadusartikleid väga ka erinevatest valdkondadest ja aru saada statistikast ja kogu see värk, mis on mul aidanud nagu maailma hoopis teistmoodi näha, pärineb just sellest esimesest 3 õppeaastast, et hästi tavaline oli see, et anti näiteks 20 leheküljeline artikkel refereerida või mingi, sa said valida mingi portsu artiklite seast ja oli nagu nõue, et sa pead tegema referaadi, aga see ei tohi olla pikem kui 1,5 lehekülge. Et olid nagu maksimumpiirid, vahel pikem kui 3 lehekülge ei tohtinud olla, vahel kui 1,5, nagu alla 1,5 eriti ei olnud. Ja siis oli aine nimega õiguspsühholoogia, kus esimene, mis oli vaba aine, või et meil ei olnud nagu kohustuslik seda võtta mingil moel, tundus huvitav ja see õppejõud oli siis nagu õigusteaduskonnast ja kui ta esimeses loengus alustas sellega, et teate, et loengu käigus te peate kirjutama 2 15 leheküljelist referaati, siis mina ja paljud teised võtsime ennast sealt loengust maha. Ega sa ei mäleta, mis selle õppejõu nimi oli? Ei mäleta. Okay. Sest et minul just nimelt oli siis esimesel semestri sükene aine, mis oli siis psühholoogia õigusteadlastele, mida andis Talis Bachmann. Ja siis seal oli just siis nagu, mul oli sükene huvitav kogemus, et me pidime kirjutama samuti referaadi, mis siis ka see ülempiir ja alampiir olid nagu paika pandud. Ja siis oli olukord, kus oli see, et sa võisid nagu vabalt valida, ühesõnaga, et oli ette antud üks sükene nimekiri, võib-olla see oli mingi 100 erinevat artiklit ja siis ise pidid ühe nendest valima ja sellest kirjutama referaadi. Ja siis ma nagu teema järgi võtsin ühe artikli, mis tuli välja, et see oli nagu, see oli 2 lehekülge pikk teadusartikkel. Ja siis ma kirjutasin sellest referaadi, mis oli 2 lehekülge pikk. Ja mul oli siuke tunne, et ma tahaks kirjutada referaadi, mis on nagu, nagu veel pikem. Et selles mõttes nagu see nii-öelda, nagu see, need ideed ja mõtted ja nagu see point, mida see artikkel nagu esitas, tekitas minus kohe sellist tunnet, ma tahaks veel sellest siia rääkida juurde ja sellest tahaks veel siin juurde rääkida. Et selles mõttes mul oli nagu niisugune tõsine raskus oma mõtteid kõik selle etteatud piiride siis ära mahutada. Et, ja see on, ütleme, ma võiks öelda, et see on ka nagu läbiv kogemus, mis mul on olnud, et ma saan täiesti vabalt, ongi see, et kuna ma ise olen ju samal ajal filosoofias õppejõud, siis ma saan väga hästi aru sellest, kuidas, kui sul on suured kursused, siis sa pead nõudma inimestelt lühikesi töid, sest muidu keegi ei jõua neid läbi lugeda. Ja teiseks, nagu Jörgen ennist ütles, et see oskus või võime võtta miski, mis on pikk ja põhjalik, ja siis nagu tõeliselt tegelikult leida sealt see iva ja teha see lühikeseks, on ju. Või siis ka nagu oma enda mõtete puhul, et mul on mingisugune keeruline ja pikk mõttekäik, aga esitada seda tõesti niimoodi, nagu tänapäeval on see, need lifti 30 sekundi pitchid, on ju, et siis nagu, ma saan aru, et see on vajalik oskus, aga mul on kogu aeg siuke tunne, et
kui ma kirjutaksin nii lühikesi töid, nagu need nõuded mul nõuavad, siis jääb töö nagu pealiskaudseks, et ma tahaks nagu veel põhjalikumalt, veel detailsemalt, veel täpsemalt, et noh, nagu, et selles mõttes mul on niisugune pidev nagu probleem, et ma pean nagu ennast hoidma vaos, et selles mõttes see on niisugune nagu. See tähendab seda, et sa teed palju märkmeid ja asju hilisemaks, et see ei tähenda seda ilmtingimata, ma küsin rohkem, et see tähendab seda, et sa ilmselt märgid üles mingisugused asjad, et vaata seda noh, et sa ei saa kõigest korraga kirjutada ja rääkida, eks ole, ja see on sul palju erinevaid temaatikaid, mis su peas keerlevad ja siis sa tahad need kuidagi, et kas sa saad õhtul magama jääda niimoodi? Selles mõttes jah, see ei ole nagu küsimus on võib-olla pigem, ütleme, noh näiteks ma võin tuua, et me pidin kirjutama, ütleme, mingisuguse õigusajaloolise referaadi ja siis oli see, eks, et ma nagu sain teema ise valida ja siis ma valisin, et noh, ma kirjutan midagi seal, üks võimalikest etteantud teemadest oli siis Ameerika põhiseaduse kohta ja siis ma mõtlesin, et okei, et nagu mida ma võiks sellest põhiseadusest kirjutada või kuidas mul nagu, mis oleks nagu nii-öelda nagu selline uurimisküsimus või mis oleks nagu meigiks sensi või mis oleks nagu mõttekas ja ma mõtlesin enam-vähem välja, et ahah, et ma umbes noh, et kirjeldan siis seda ajaloolist konteksti ja siis kirjeldan siis seda niisugust idee ajaloolist konteksti, mis on noh, niisugune väga filosoofiline Ameerika põhiseaduse puhul ja puudutas mitmeid teemasid ja autoreid, mida ma olen nagu varem ise filosoofias õpetanud ja siis mõtlesin, et et siis ma teen nagu veel mingi võrdluse ja niimoodi, ma mõtlesin selle plaani oma peas välja, noh, panin selle nii-öelda uurimiskava paika, hakkasin otsast trükkima, trükkisin ja siis vaatan, et no nii, et noh, nüüd mul on nagu üks lehekülg pikem, kui on lubatud maksimum ja ma tegelikult olen noh, võib-olla 2/3 sellest põhjalikkusest nagu saanud, mida ma ise plaanisin algusest teha ja siis oli see, et nojah, eks ma pean siis kuskilt siit nagu noh, kokku tõmbama ja tegema nagu mingis mõttes enda standardite järgi pealiskaudse töö, aga noh, õnneks mul on rangemad standardid, kui muidu nõutakse. Mind huvitab hoopis see, et kuidas nagu see siuke nagu õppetööst väljaspoole või ütleme siis mitte ainult õppetööst väljaspoole, vaid siis nagu sellest nii-öelda klassiruumist väljaspoole jääv tudengielu on, et milline on su suhtlus näiteks nende just keskkooli lõpetanud teiste noortega, te peate ka mingid grupitöid tegema asju, sest ma mäletan seda, et samamoodi kui mina olin bakalaureusses, siis minu kursusel oli ka üks härrasmees, kes oli ka meist kõigist umbes 10 aastat vanem. Et kui mitte veel rohkem. Ja noh, eks ta oli siuke nagu, me tajusime teda kui teistsugust. Et me juba tollal arvasime, et noh, ta oli nagu normaalne tüüp ja niiviisi, aga ta nagu ei haakinud väga, et ta küll vahel käis mingitel üritustel ja niiviisi. Ma tahtsin küsida, et kas ta teil nagu peol oli seltskonnas? Vahel harva oli. Mina olen alati kõikidel pidudel kohal olnud. Et nii palju, kui on nagu meie kursuse mingisuguseid üritusi olnud, ma olen alati nagu osa võtnud, et noh, selles mõttes, aga noh, mis siis on? Üks asi on see, eks, et alguses inimesed kippusid mind teietama. Ja siis ma pidin neile ütlema, et palun ärge teietage, et noh, ma ei pea, nagu ei ole põhjust. See on creepy. Jah, aga noh, samas on see, et mis nagu selle olukorra tegi natukene veidramaks, oli veel nagu see, eks, et siis nüüd mõni aasta tagasi ma käisin Tamme gümnaasiumis õpetama gümnaasiumis filosoofiat ja siis ma avastasin, et üks õpilane, keda ma siis seal Tamme gümnaasiumis õpetasin, on nüüd minu kursakaaslane ja siis nagu eelmisel semestril ma õpetasin siis filosoofia osakonnas ühte ainet ja siis seal oli ka niimoodi, et üks minu kursade õigusteadusest oli siis seal aines minu õpilane, et selles mõttes natuke nagu need suhted on nagu niisugused noh, veidrad või nii, aga tegelikult nad ei tundu veidrad, et see on nagu selles mõttes küll avatud mänguväli, kus kõik on mõnes mõttes võrdsed. Jah, selles mõttes tõesti, et näiteks kui ma mõtlen tagasi nagu sellele, eks, et kui mina ise käisin bakas, et siis noh, ütleme see õppejõud, kes oli minu bakajuhendaja ja kes oli see inimene, kelle aineid ma hästi palju võtsin ja kellega ma palju aega koos veetsin, et siis tema nagu ütles ka, eks, et nagu mingis mõttes, et noh, nagu ülikoolis me oleme kõik täiskasvanud inimesed ja see, et kas keegi on kellestki 10 või 15 aastat vanem, ei tohiks nagu tegelikult olla üldsegi määrav, et kui siin on nüüd see üks aine, no ütleme filosoofias võib-olla seda rohkem, eks, et nagu siin on see üks ütleme raamat, mida me oleme kõik lugenud ja me tulime kokku, et seda raamatut nagu arutada, et ei peaks nagu olema kuidagi mingisugust niisugust tunnet, et keegi on kellestki nagu mingisugune mõttes seisab mingis mõttes kõrgemal või nii. Et aga noh, ma olen nagu püüdnud olla nendega niimoodi niisugune
solidaarne ja siukene nagu sõbralik ja noh, nagu selles mõttes, et ma ei ole püüdnud sellest teha kuidagi nagu niisugust teemat, et ma kuidagi ajan nina püsti või nii ja no mis puudutab grupitöid, siis on nagu see, eks, et ma tahaks loota, et need inimesed, kellega ma olen grupitöid koos teinud, on nii-öelda nagu võitnud sellest, et ma olen noh, pigem kogenum kui keskmine bakatudeng, mistõttu nagu ütleme noh, mõned meie ütleme, tegevustest võib-olla on läinud selle võrra nagu lihtsamalt. Nojah, ma arvan, et see annab hästi suure, et sul on ikkagi nagu see akadeemilise mingisuguse kas või otsimise kogemus ja või see, vormistamise, tööde vormistamine ja nii edasi. See nagu teeb asjad hästi palju lihtsamaks. Ja. Et kas sa siis nüüd tajud seda, et sa oled nagu see, et alati nagu, et kas võtame nagu Matsi oma rühma? No päris seda ei ole veel nagu, momenti ei ole tõesti veel tekkinud justkui nagu, eks, et mul oleks nagu nii-öelda rühmatöö puhul nagu järjekord ukse taga. Võib-olla sa oled just nagu selles mõttes salarelv või see, et võtame Matsi oma rühma, et tema nagu on kõigist nagu pun intended peajagu ees. Jah, no tähendab selles mõttes, et ühes aines tõesti oli siuksed kommentaarid justkui nagu olid, eks, et seal oli 2 momenti, et esimene moment oli siis see, kui öeldi, et noh, kuna meid on 90 esimesel kursusel, et siis enamike ainete puhul käib õppetöö ikkagi väiksemates gruppides. Ja siis ühel juhul üks õppejõud on selline süsteem, kus siis nagu hinne kujuneb grupipõhiselt, sellepärast, et kui üks õppejõud hindab töid ja teine õppejõud hindab töid, et siis selleks, et tagada nii-öelda võrdne tulemus, siis nagu ühe grupi parim on selle grupi 100% ja kõikide ülejäänud hinne nagu läheb sellesse suhtesse. Ja siis, kui see reegel välja öeldi, siis ma tundsin, kuidas pilgud pöördusid minu poole ja olid niimoodi, et see ei ole küll nagu meie suhtes aus, et kui Mats kirjutab niivõrd palju paremini kui meie, et siis kuidagi nemad nagu selles mõttes kaotavad. Ja seal samas aines oli siis see, kuidas et see on selline argumentatsiooni aine ja siis oli see, et jagati klass nagu 2, et noh, näed, et teie peate nüüd olema selle poolt ja teie peate olema selle teise poolt ja siis oli kuidagi niimoodi, et oli seal umbes mingi siuke kommentaar, et jah, et andke meile 2 inimest rohkem, sest neil on Mats, et siis muidu ei ole nagu võrdne. Aga noh, see oli siukene ka pigem niisugune huumoriga, et selles mõttes nagu Tore. Mul üks sõber korraldas ühel, lihtsalt oma peol korraldas viktoriini ja seal ühe teise sõbraga oli niiviisi, et tema jäi ka nagu selleks, kes oli ühes võistkonnas rohkem ja siis kui ka protesteeriti, aga siis nagu oli see, et see on handicap, et teil nagu see tüüp ka on. et rääkides, et see võib töötada nagu mõlemat pidi. Ja ühesõnaga saan aru, et seda ei ole juhtunud, et sa saad teada, et on toimunud lahedad peod ilma nii, et sind oleks kutsutud. Ma ei ole teada saanud, et selles mõttes, et vabalt võib olla, et tõenäoliselt on. Saatke sõnumid anonüümselt mottaine@gmail.com. Matsil ei ole e-maili boksile ligipääsu. Jah, tähendab, mis ma võiks öelda, mis puudutab nii-öelda nagu ühesõnaga, et sellest ajast, kui mina olin viimane kord Eestis tudeng, on nagu päris palju aega mööda läinud ja mis on nagu minu jaoks oli alguses natukene üllatav, oli lihtsalt see, et kuivõrd olulist rolli mängib Facebook ja Messenger tudengite tänapäeva elus nii-öelda nagu omavahelise info vahetamisega ja ka siis mingis mõttes siukse koostöö nii-öelda, ühesõnaga, et siis info vahetamine omavahel, aga ka siis info vahetamine aastate vahel ja ütleme nagu vanemad kursuse inimestelt ütleme mingisuguste abimaterjalide või mingisuguse lisateabe ja ütleme, et kellelgi on mingisuguse koduse tööga mingi küsimus või probleem, et ta saab kohe pöörduda nagu kogu kollektiivi poole, ja kui see võib-olla mingi nagu operatiivne infovahetus, et see oli minu jaoks nagu alguses natukene üllatab, aga mingis mõttes ma arvan, et see on nagu ka väga hea, et selles mõttes tõesti, et nagu miks olla pimeduses, miks olla teadmatuses, kui on võimalik nagu seda, aga teisest küljest jällegi, mis oli vahva asi, mida ma nagu kogesin, mille peale ma ei olnud varem mõelnud, just nagu õppejõu perspektiivist on siis see, eks, et ja mida ma siis nüüd olen nii-öelda nagu ümber hinnanud, et kui on veebipõhine õpe, ehk siis Moodle on see, mida kasutatakse hästi palju Tartu Ülikoolis, kui on veebipõhine õpe ja siis on mingisugune nagu hindeline test või mingi tegevus, mida peab tegema, et siis ma ütleks, et kõik õppejõud peaksid eeldama, et kõik tudengid teevad seda ühiselt, mitte üksinda. Sest et meil oli eelmisel semestril üks aine, mida mina küll ei teinud, sest ma sain selle oma eelneva kogemuse pealt võtaga üle kanda. Aga ma siis nagu nägin, kuidas käis koostöö sedasi, eks, et keegi postitas midagi,
kuulge, mis on vastus siin, keegi postitas midagi muud, siis mis on vastus siin, kamba peale pandi vastused kokku ja siis esitati, on ju, et selles mõttes noh, nagu mingis mõttes on see ju nagu hea, eks, et inimesed õpivad koostööd, õpivad meeskonnatööd, aga teisest küljest on lihtsalt see, eks, et noh, sa nagu sisuliselt võib-olla mõned inimesed ei omanda neid teadmisi nii, nagu on ette nähtud, aga noh, selle veebiõppe puhul tänapäeva maailmas ilmselt ei ole ka nagu muud väga valikut. Meil oli teoloogias, ma ei mäleta enam ainet, aga meil enne kevadist eksamit lekkis mingisuguse aine eksamileht, kus oli peal 30 küsimust, millest sa said 10 eksamis, aga sa ei tea, millised 10. Siis me tegime niimoodi, et me jagasime terve nagu lennuga või siis mis lennuga siis nii-öelda kaasõpilastega ära, et igaüks vastas 2 küsimust, noh, põhjalikult nagu A4 raames, me tegime ühise Google Docsi, et ühe päevaga meil oli kõikidele küsimustele väga põhjalikud vastused, mis me saime kõik need nagu järjest siis ülejäänud päevad nagu pähe õppida ja siis eksamit teha. Aga kas eksamil tulid siis ka... Tulid küll need küsimused, jah. Ma ei mäleta enam, kas ka niimoodi juhtus, et olid mingid üllatused, et ei tulnud, aga jah. Ja see meenub ka mulle, et ma heebrea keele eksamis sain niimoodi kõige parema tulemuse, et ma viilisin mingisuguse lause, viilisin nagu pinginaabri pealt maha ja siis parandasin ühe nagu koha ümber, et ei oleks nagu tema moodi, siis tuli välja, et ma parandasin tema vea endale õigeks, et mul oli nagu kõige õigem siis. Vot. Nojah, et see hindamise teema ülikoolis on üldse siuke purkusse või noh, üldse nagu mingisuguses õppetöös. Et sellises eas on juba see nagu eeldus, et sa oled aus ja sa õpid endale ja see on mingisugune lugupidamine, et sa ei saa nagu mõelda, et noh, et kes nüüd jälle spikerdab seal tagareas, üks 35-aastane härrasmees spikerdab seal tagareas, eks ole. No teisest küljest, kui mina õpetasin avatud ülikooli formaati, siis ma nägin seal väga palju spikerdamist. Ja ma nägin ka mõnes mõttes sellist nagu justkui nagu institutsionaalset nagu leebemat suhtumist nendesse tahet umbes, et neil on ju elud, et neil on ju nii kiire, et loomulikult nad umbes tahavad maha teha või noh, nagu et ja see ülikooli noh, võib-olla seda purki usse me praegu päris lahti ei tee, et noh, et kas see haridus kui selline tänapäeva kontekstis on üldse midagi, mida nagu sellisel struktureeritud moel mõnes mõttes et mis selle mõte nagu teatud mõttes üldse on, sest teatud mõttes sa ikkagi saad kätte enamikes valdkondades, mis on nii-öelda nagu infopõhised, et me ei räägi mingist käelise oskuse omandamisest, eks ju. Et sa saad seda infot, väga kvaliteetset infot kätte ka täiesti iseseisvalt ning ka täiesti tasuta. Nii et teoreetiliselt sa saad omandada nagu, ja noh, kui me räägime täiskasvanud inimestest, kes on võib-olla motiveeritud ja justkui teavad, mida nad on õppima tulnud, mis on nagu ülikooli puhul, siis noh, põhimõtteliselt mul omas kodus oma arvutiga on võimalik võib-olla teatud mõttes saada värskemat ja kvaliteetsemat informatsiooni kui loengus käies. Ma tahaks teha siin nüüd 2 asja. Esiteks, ma tahaks öelda, et mina ei ole mitte kunagi Tartu Ülikoolis õppides spikerdanud. Igaks juhuks ütlen selle välja, nii. Aga teine asi, mis puudutab nagu seda küsimust, et no, et okei, et on inimesed, kes käivad koolis ja siis nad nagu õpivad, aga ainult selleks, et saada läbi, et saada seda tunnistust, et siis võib-olla noh, minna kuskile tööle versus see, eks, et mida ma võiksin nii-öelda inimene võib-olla omal käel õppida, et mis on nii-öelda need väidetavad oskused versus need tegelikud oskused, et noh, nagu kui me räägime konkreetselt õiguse valdkonnast, siis ma käisin ühel üritusel, kus siis räägiti praktikast, sest et nagu filosoofia osakonnas töötades ma olen praktikakoordinaator, nii et mina siis nii-öelda oma tööülesannetega igapäevaselt tegelen siis sellega, et aidata filosoofia tudengitel praktikale saada ja siis lihtsalt seal nagu juhtus olevat üks inimene, kes rääkis praktika sooritamisest õiguse valdkonnas ja tema siis töötab kohtusüsteemis. Ja ta ütles siis, et noh, nagu kui keegi tahab tulla tööle või keegi tahab tulla praktikale, et siis väga kiiresti ja väga kergesti tuleb kohe välja, et kes on need inimesed, kes lihtsalt käisid koolis, et läbi saada ja kes on need inimesed, kes käisid koolis ja need teadmised omandasid. Et noh, loomulikult ka õiguse puhul on see, et noh, nagu teatud laadi nagu nii-öelda faktiküsimustele või niisugustele teadmisküsimustele on vastused kohe olemas ja noh, loomulikult ju keegi ei eelda näiteks, et sa näiteks seaduse paragrahvi teaksid peast, et see ongi nagu mõeldud
raamatust maha vaatamiseks, eks. Aga teatud mõttes ju sinu nagu töö efektiivsus kannatab, kui sa peaksid igat asja eraldi hakkama järgi vaatama ja sa nagu ütleme, mingisuguseid nii-öelda protseduure või mingisuguseid nii-öelda nagu kui sul nii-öelda see, et ma ei tea, seal konkreetselt see näide, mida see inimene kasutas, oligi see, eks, et see kandidaat ei olnud võimeline nagu eristama tsiviilprotsessi kriminaalprotsessist, nagu, et põhimõtteliselt ei saanud aru, et nagu või ei suutnud seletada, mis on need asjadel erinevus, on ju. Et selles mõttes nagu jah, need läbisaajad, ma arvan, et nagu see peegeldub ka nende hilisemas edukuses siis tööturul ja niimoodi. Jah, me võiksime tegelikult vaikselt ka selle tänase saate kokku võtta, et ma võtaks saate lõppu sellise mõtte üles, et kas sa julgustaksid inimesi, on seal mingisugused sellised ühiskondlikud psühholoogilised nagu barjäärid ees, et ma olen juba nii vana, et mis mina enam õppima lähen või et minu aeg on nüüd möödas, eks ole, et vahet ei ole, me räägi 30-test, me räägime kas või 40-test, et kas seal on, et mis on need julgustussõnad siis inimestele, kes nagu tegelikult mõtlevad, et tahaksid õppida, neil on need põhimõtteliselt võimalused olemas, et kas ma ei tea, kas on raskem teatud vanuses, kui ütleme 20-ndate alguses, kas pea on rohkem vesinud ja tähendab ja ma ei tea, keha on rohkem valus ma ütleks niimoodi, et mis puudutab sellesse, et kas on raskem või mitte, siis ma olen paaril korral tundnud teatud niisugust soorituspinget. Ja see väljendub siis umbes nagu sellises mõttekäigus, eks, et ma tean, et siis, kui ma käisin ise bakas ja hiljem siis magistris, ma olin nagu, ütleks, nagu võrreldes oma siis kaastudengitega, ma olin nagu keskmisest pigem parem tudeng ja ma olin keskmisest pigem edukam. Ja ma mõtlen, et nüüd mul on nagu doktorikraad, et ma nagu võiks olla keegi, kes on nagu mingis mõttes võimekam kui keskmine tudeng, eks. Aga see omakorda nagu paneb mulle mingis mõttes niisuguse teatud soorituspinge, et siis ma peaksin saama ka siin hästi hakkama. Ja siis ma olen kuidagi nagu väga raske on nagu balansseerida seda, et ühelt poolest mul on nagu see, kui palju ma oleksin võimeline ära tegema võib-olla selle põhjal, mida ma olen varem õppinud või varem tean või varem oskan, ja kui palju ma võiksin selle võrra võib-olla nagu lõdvemini teha, aga samas on nagu see, eks, et nagu ma nagu tunnen, et ma peaksin saavutama mingisuguseid häid nagu või nagu teatud tasemega tulemusi ja see nagu eeldaks jällegi, et ma peaks nagu tegema hästi ja siis mul on kuidagi natukene see, aga see on nagu miski asi, mille ma võib-olla olen ise endale juurde mõelnud. Aga mis puudutab nagu seda õppimist üldiselt, siis on nagu see, eks, et ju see, ma arvan, et see on väga hea viis hoida ennast nii-öelda värskena, selles mõttes, eks, et nagu see on niisugune nagu selge väljakutse iseendale ja oma nii-öelda ka oma intellektuaalsele võimekusele, et esiteks, teiseks on siis nagu see, eks, et tänapäeva nii-öelda tööturg on niikuinii selline, kus peaks eeldama, et sa vahetad või sa oled sunnitud või sa pead vahetama mingi aja tagant oma seda valdkonda. Nii et nii-öelda nagu uue oskuste pagasi või uue kogemuse või isegi uue mingisuguse võrgustiku loomine tundub, et see on isegi nagu vajalik või eeldatakse seda. Ja et need on nagu niisugused asjad, mis ma ütleksin kindlasti nagu räägivad selle poolt, kui vähegi on nii-öelda nagu ütleme, muu elu võimaldab seda valikut langetada. Ja nii et jah, selles mõttes, et mina siiamaani küll nagu ei tunne, et midagi, et see oli nagu, ma ei tea, halb valik. Mina tuletaks lõpetuseks meelde, et tegelikult räägitakse ju enamike kohta meist seda, et väga võimalik, et 20 või 40 aasta pärast on meie praegused oskused lihtsalt aegunud. Ja kui sa ei laienda oma ampluaad või ei õpi juurde, siis sa aegud. Jah, et kõik meie siin täna ja ma ütleks, et inimesed minu ümber, minu elus tõestavad seda mõtet, et kunagi tegelikult ei ole ka selles mõttes liiga hilja alustada uute asjadega ja muuta oma harjumusi ja õppida midagi uut, vahetada töökohta, vahetada eluala võib-olla. Et mingist hetkest see läheb natuke ekstreemseks, oleneb ju tingimustest ja eluolust ka, aga ma tahaks siinkohal ära markida, et mul ei ole praegu mingisugust niisugust kindlat plaani, et ma tahaks nüüd lõpetada filosoof olemise ja kindla peale hakata juristiks, et Sind pigem huvitab see, et sul on need kaks maailma ja kuidas sa neid saad kombineerida. Plus on siis nagu tõesti see, et mingis mõttes niisugune nagu, eks, et mulle meeldib
ülikoolis käia, see on nagu mingis mõttes nagu natuke nagu hobi. Pluss on ka tegelikult see, eks, et on nagu väga minu jaoks on ma ei taha päris maailmaga tegeleda. Ja thanks Eesti maksumaksjad, et te maksate kinni matši hobi. Jah, just. Aga no ma olen valinud talle hea hobi, eks. Aga teine see on siin ka muidugi see, eks, et see on nagu parem kui vangis istumine. Et see või on näha nii-öelda seda, mida tähendab olla tudeng. Et selles mõttes, et ma arvan, et nagu nüüd, kui ma ise olen õppejõud olnud juba mõned aastad, siis on nagu hea näha nagu nii-öelda natukene seda, et näiteks kuidas teistes osakondades õpetatakse ja mis nagu tunne on olla tudeng. Et selles mõttes ma arvan, et nagu on mitmed niisugused asjad, mida ma ütleme, kas võtan üle või ma nagu muudan oma enda õpetamise juures. Et selles mõttes see on niisugune ka nagu ma ei tea, üks teleseriaal on see Undercover Boss, et see ei ole päris see sama, aga natukene seda ka, jah. Ja üks hea võimalus õppida mingeid väikseid uusi teadmisi või lihtsalt kuulata seda, kuidas teised inimesed arutlevad ja seega läbi osmoosi õppida on kuulata taskuhäälinguid. Nii et ära stagneeru, kuula mõtteainet. Just. Head soovitused selleks nädalaks. Nukid. Nädal.